Et kõigepealt andke märku, kes üldse kuuleb ja kuulab. Nii, juba 3, 4, 5 kätt. Väga tore. Oi, sealt tuli 6 veel. Olen harjunud, et olgu üks kuulaja, aga mina annan endast parima. Ja täna sai selline teema kokku lepitud tõepoolest, et arhitektuur ja hügieen. Kuidagi nagu siuksed arhitektuur ja hügieen. Ja selle ala pealkiri, et kuidas siis projekteerimine saaks sellele kaasa aidata, et hilisemad kulud oleks tasakaalus ja me tõesti saaks, nagu Annes siin küsis, kas see on puhas. See on siuke triki koht tegelikult, et saaks ka siis nii-öelda seda puhtust, vajalikku puhtust mõistlikult hoida. Aga 2 sõna endast, kes ma olen ja kus ma tulen. Et nagu juba oli öeldud, minu nimi on Helge Alt ja olen kogemata kunagi aastal 93 sattunud koristusvaldkonda ja ma olen nagu nii õnnelik, et see kogemata asi juhtus, sest see on tegelikult üks igavesti põnev valdkond ja puhtusel on natukene suurem roll aeg-ajalt meie elu üle, kui me oskame seda arvata. Ja see on siuke põnev valdkond, sest kõik arvavad, et umbes, et kui kõik teavad sellest midagi ja kui lapsed hästi ei õpi, siis vahest hirmutatakse, et kui sa halvasti õpid, sul saab koristaja näiteks ja igasugused toredad müüdid. Ja enda kohta võiksin pikalt rääkida terve aja täis, aga siin pildil, mis te näete, on siis minu koolitaja teekond. Paar aastat tagasi suureks üllatuseks sain aasta koolitajaks. Seda siis täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon annab välja. Ja täna on ka siin kaasas mul koristamise käsiraamat, et on nüüd juba 4. keeles, kohe ta läheb itaalia keelde. Ja selline tõesti, kuidas teadlikult puhtust luua kaante vahele pandud. Ja kõige vasakpoolne on siis selline, mis hoiab mind sellise energilisena, et ma võin öelda, et ma olen oma elu parimas vormis nii vaimselt kui füüsiliselt. Ja see pilt on tehtud 3 aastat tagasi täis Ironmani finišis. Ja 9 aastat tagasi ma veel ujuda põhimõtteliselt ei osanud, rattaga poolt sõit ja üle 10 kilomeetri jooksnud ka mitte. Ja ettevõte, kus ma tulen, on puhastusekspert ja me saame see aasta 27-aastaseks. Ja meie põhitegevus ongi see, et me aitame, me õpetame, me konsulteerime, me teeme kvaliteedi hindamise, aitame leida viisid, kuidas saavutada see puhtus, mida me vajame ja seda sellisel kõige mõistlikumal viisil. Ja tegutseme nii Eestis kui piiri taga. Nii et aga asume asja kallale. Kõigepealt, mis see hügieen on, kui me jääme mõtlema? Ma eile küsisin seda chatilt, küsisin Googlelt ja küsisin ka Eesti keele nõuandelt. Ja nagu näete, ega ma täpselt ühesuguseid vastuseid päris ei saanud, aga mõlemad on siin seatud sellega, et ta on tervisega. Näete siin Wikipedia ütles, et arstiteaduse aru. Et sellist päris ühtset arusaama ei olnud, aga fakt on see, et see on puhtusega seotud. Mulle väga meeldis selle chati ütlus siin, et näete, kas see punane tuleb ikka, et ka hoida suhted puhtana, ka suhete hügieen. Nii et see on midagi, mis on puhtusega seotud. Ja tegelikult mitte ainult puhtusega, sellepärast, et kui mõelda, et miks me üldse peame koristama, siis mulle väga meeldib tugineda teadlikkusele ja teadusuuringutele. Ja neid on ka koristuses tehtud ja oleme ka ise katseid ja uuringuid teinud. Ja näiteks on tõdetud, et näiteks Hollandis üks vana uuring, milleni jõuti, et kui ruumid ei olnud puhtad, siis inimesed kulutasid oma tööajast vähemalt 5% sellega, et nad umbes rääkisid üksteisega, et kuule, kas sul on prügikast täis või ei ole, kas sul koristaja käis või ei ole. Ehk töö produktiivsus langes, aga eriti mind pani mõtlema, see oli tegelikult üks väga kapitaalne uuring, mis tehti Norras, aga juba üsna ammu. Aga see tõesti oli niivõrd hea, sellepärast ma teda ikka siia toon. Ja seal üks paljudest nüanssidest oli see, et kui näiteks kõrgemad tasapinnad olid puhtad, siis inimesed haigestusid hooajahaigustesse 39% vähem. See oli pime katse, seal registreeriti ära, kui oli 2-nädalased haiguslehed ja see oli ikka väga võimas. Ja selliseid küll uuringuid, küll elutähelepanekuid, et kui ruumid on ikkagi puhtad, kuidas inimesed on tööpäeva lõpus rohkem keskendunud, kuidas nad teevad paremaid tulemusi, olgu see siis koolis eksamitena või olgu see siis töö mõttes. Et see on väga oluline teema. Ja kui mõelda selle peale, et
milline mustus siis haigeks teeb, kui meil on nagu hügieeni teema ja kuidas ta teeb? Üks niisugune lühikene väike ülevaade siia. Jämedalt on siin nagu 2 liiki mustust. Ühed on siis mikroorganismid, me ei näe neid. Ja need on siis need, mis mõjutavad kontaktnakkuseid. Ehk see on näiteks midagi sellist, et mina olen haige, minu pisik läheb näiteks ja toolileeni peale, keegi katsub seda toolileeni ja siis katsub oma suud või silmi ja siis jääb haigeks. See pilt minu triatlonist, ma olen harjunud 8 aasta käima iga kevad Mallorcal 2 nädalat triatloni laagris. 4. aasta ma kuulutasin keelu, et koristajad mu tuppa ei tuleks. Ja kõige suurem hirm on nagu see, et kui nad selle silti ei ole, siis nad ikka tulevad, kuigi mul repsas on öeldud. Ja mul see tuba võib ükskõik kui puhas olla, aga nad tulevad ja määrivad selle ära. Nad teevad tegevusi. Mis see tähendab määrivad? See ei ole, nad tõenäoliselt vaatavad mind kui kiuksuga mingit eestlast, mingi foobik on ju. Aga minu jaoks füüsiliselt puhastus tähendab seda, et ma eemaldan mustust. Ja määrimine tähendab seda, et kuskile pinnale see mustus tuleb. Tundub loogiline. Kui mu põrand on täitsa puhas ja nad tulevad oma vahutava niisuguse pintselmopiga ja veemolekulid auruvad ära ja see kiht jääb pinnale. Teate, kui vastik on seal paljajalu käia? On keegi kogenud midagi sellist? Need kihid. Vahest naksub lausa ja minu jaoks on see mustus, aga see on koristamisega tekitatud, järelikult määritud. Ja see aasta oli meil laagris üks hull kõhuviirus, no ikka väga-väga hull. Ja mida see hotell pakkus seda, et kes soovib, nad tulevad veel 2 korda päevas koristama. No mul oli ikka tõsine hirm ja miks, et nad tulevad ma tuppa. No mitte hirm selles mõttes, et ma nüüd iga hetk mõtlesin, aga ma nagu tõesti ei tahtnud neid sinna. Miks? Neil oli käru peal 1 lapp, kui ma näen ja kui ma mõtlen, et kuidas siis nad puhastavad mul kõiki neid elemente, nii ta siis liigub. Ja kes sellest peaks rohkem tahtma teada, siis puhastuseksperdi Facebookis me tegime siis nii-öelda otseülekanded minu seiklustest. Nii et üks on siis see mikroobiline mustus ja see käib puutepindade kohta suures osas ja kontaktnakkuste kohta. Teine oluline teema on tolm. Ja näiteks seesama kõrgete tasapindade tolm ja siia tuleb, nendesse mõlemisse tuleb arhitektuur mängu, aga mulle tundub, et isegi selle tolmule rohkem, sest tekib teinekord ehitades väga palju kohti, kust ma ei saa seda tolmu lihtsalt kätte. Ja kui ma ei saa kätte, siis need tolmuosakesed koguvad aja jooksul enda külge igasugust, ütleme siis lihtsas keeles öeldes, pahasid asju ja siis see tolmukübeke on nagu lendav vaibakene, mis siin õhus lendab ja kui ma selle sisse hingan, ma ei jää veel otseselt haigeks, aga ta võtab minu organismilt mingisuguse ressurssi ära ja siis, kui tuleb viiruseosake, ma jään lihtsalt haigeks. Nii nagu meil laagris olid. Paljud olid kõvasti seal trenni teinud ja organism oli natukene madalam ja nii see viirus müllas. Ma arvan, et üle 100 inimese Eestist sai selle viiruse ja nad olid ikka väga haiged. Nii et need on nagu, kui mõelda veel kord, et hügien, arhitektuur, üldse koristamine, milline mustus teeb haigeks, siis jämedalt kontaktpinnad, puutepinnad peavad puhtad olema. See ei tähenda desinfitseerimist. See tähendab näiteks ainult veega niisutatud lapiga, aga õigesti niisutatud pühkides saab ideaalselt puhtaks. Olen käinud Hollandis ühes haiglas, kes ei kasuta üldse desinfitseerivaid aineid ja üldse ka mitte koristusaineid peale WC ja duširuumi igapäevases koristuses ja infektsiooni nagu näitajad on väga head. Ja vot siis see tolm, see haigla ütles ka, et tolm on üks suurimaid nii-öelda vaenlasi. Aga vaatame seda arhitektuuri nagu poolt. Ülejärgmine nädal olen meil Milanos. Milanos toimub koristusmess ja see on Milano messikeskus. Väga pompöösne arhitektuurne ehitis. Aga kuidas teile tundub, kuidas seda puhastada on? No ikka, ja seda on 1 kord puhastatud maailma näituse jaoks, selleks toodi Rumeeniast 130 sellist ronijat alpinisti, kes 2 kuud hommikust õhtuni puhastasid ja rohkem seda ette ei võeta, sest see oli, eks ma ülejärgmine nädal näen, kui puhas või must ta on, aga igal juhul need, kes neid messe seal korraldavad, ütlevad, et see on täiesti nagu katastroof, on ju, sest et olete te nõus, nüüd noogutage, raputage, et tõenäoliselt, kui see loodi, siis taheti saada sellist, klaas teeb ju niisugused valgusküllase, sellise ilusa ja ägeda ehitise. Aga kui ta nüüd on must, kas ta annab seda tunnet edasi? Kõik asjad siin juba esimesed, kas te usud, ühesõnaga olete nõus, et ta mustana ei anna seda efekti.
ja see kunst on rikutud, onju. Ja minu kogemuse järgi kõik asjad, mis peaks särama ja läikima, kui nad on mustad, siis nad nagu paistavad eriti silma. Nii et kui keegi tahab teada, milline ta praegu välja näeb, eks 2 nädala pärast puhastuseksperdi sotsiaalmeedias jagame, aga igal juhul nii on. Siis nii, siin on, võib-olla keegi on kuulnud sellest linnast, võib-olla mitte, aga minule teadaolevatel andmetel ja nüüd ka sellise rahvusvahelise koristusinimestega rääkides on Hiinas üks linn, kus järsku oli 16 miljonit elanikku. Ta põhimõtteliselt konstrueeriti täiesti, ta on üks modernsemaid linnu, täiesti uuel alustel. Kõik asjad tehti ringi, kõik hooned, kõik majad, mitte nii nagu meil, et kuskil midagi soojustatakse, vaid täielikult. Ja arvutati läbi ka hoolduse pool, et seal on kõik innovatsioon, mis üldse saab maailmas olla, aga ka hoolduse pool, et kuidas on hiljem seda puhastada ja koristada. Nii et näiteks ka sellises koristusvaldkonna seminaridel tuuakse seda näidet, et kuidas loodi üks tänapäevane innovaatiline terve linn ja kus arvestati ka siis sellist hooldust. Nii, aga vaatame nüüd natukene mingeid aspekte, et kui hooneid projekteerida, et mis siis selles koristuse seisukohalt tuleks mõelda? Üks hästi oluline koht on koristusruum. Ja valmistudes ette Siim Lehvita, paar päeva tagasi rääkisime, Siim küsib, et pärast lähme temaga seal rääkima, et kuule, et kas sul on pilti mõnest heast koristusruumist? Ma ütlesin, ei ole, Eestist vähemalt mitte. Ja siis hakkasime vaatama, mis dokumente või materjale meil Eestis on, et siin nüüd tõesti tuleks jõud kokku panna, sest isiklikult ma olen õnnelik selles mõttes ka, et ka arhitektid on pöördunud mu poole ja me oleme siis analüüsinud ja vaadanud hoone projekteerimise käigus, et kuidas teda koristama hakatakse. Ja see koristuskeskus on nagu õudselt oluline. Ja siuke klassika on siis suuremate hoonete puhul see, et see peaks olema kuskil üks koht, kus sa saad väga hästi koristustekstiile hooldada. Ja masinad, kuidas neid näiteks siis seal, kuidas need üldse liiguvad sinna, milline on trapp, millise survega vesi tuleb peale. Kõik siuksed detailid tuleks läbi mõelda. Ja näiteks siin on nüüd paar sellist detaili, et seal see kõige vasakpoolne on selline masin, mis puhastab moppe. Ideaalses koristuskeskuses on tegelikult 3 masinat. Kõigepealt paned esimesse masinasse lapid, mopid sisse, ta võtab ära kuiva mustuse. Kõige alus on puhas koristustekstiil. Kui ma lähen musta tekstiiliga koristama, mis juhtub? Määrimisteenus. Palun väga, on ju. Ja see võtab palju rohkem ressurssi, kui otsida, kas mul on nüüd roheline sertifikaadiga aine või lapp või nii edasi. Ta peab puhas olema. Ja seda käsitsi tehes, kraapides niimoodi, ma hingan sisse, lisatöö, inimeste vaev. Aga siuksed masinad on olemas. Nii et esimene masin, seal on tavaliselt 10-15 minutit tsükkel, võtad välja, siis läheb pesumasinasse ja siis läheb kuivatusmasinasse. Ja seal näete selle keskmise pildi peal. See on Rootsis, ma arvan, et pilt tehtud. Eestis ma jälle selliseid näinud ei ole, aga piiri taga väga mitmes kohas. Näiteks haiglates on väga rangelt eraldatud täiesti seinaga puhas pool ja must pool. Üks pool, kuhu tulevad need mustad lapid, mopid sisse. Pesumasin on 2 auguga. Nii et see on seina sees, näete see suur masin siin millegi pärast ma ei saa seda punast siia, aga te näete siit poolt seina sees, lähed teisele poole seina, siis sealt võtad puhtad lapid, mopid välja, et vältida seda, et sealt mustade moppide küljest läbi õhu läheb, saastab ära puhtad lapid, mopid ja siis nad lähevad kuivatusmasinasse, mis on seal puhta poole peal. Aga kui me neid asju ei ole ette näinud, siis seda on teinekord väga raske panna. Ja kõigele vaatamata, kui ei ole haigla, siis tasub ikkagi seal ruumides puhas ja must pool ka ühe ruumi puhul ära eraldada. Siis siin on veel nüüd näete sellist restipilti, et see on, milleks see võib vajalik olla? On teil, miks peaks olema selline suur trapp põrandas? Mis see teeb lihtsamaks hiljem? Masinast on vaja vett näiteks välja lasta. Ja kui seda ei ole, sealt tuleb jälle lisaaeg, lisatöö on ju. Ja seal on parempoolsel, see pilt on tegelikult Islandil tehtud. Et kus olid ka kõige väiksemates koristusruumides olid niisugused, ütleme kraanikausid sellisel tasemel, et sa saad panna sinna mingit, panid nüüd selle resti peale, näiteks põrandahooldusmasina ketta, sa said heas asendis teda pesta.
et siin on tegelikult väga palju niisuguseid nüansse ja ma tõesti unistan, et ühiste jõududega panna paika niisugused, Soomes on ka üks standard olemas koristusruumide kohta. See on natuke vana, ta on juba ikkagi mingi 15 aastat vana, et see nõuaks ka vahetamist. Ehk et sellest ruumist hakkab hästi palju pihta ja tavaliselt on ka niimoodi, et on nüüd üks suur ruum, aga siis kuskil peaks olema siuksed nii-öelda baasruumid. No näiteks üks näide hiljuti siin sain, tegelikult see protsess käib, aga sellisele projekteerimisele kaasa aidata, see oli hästi suur hoone on ja seal olid ka kohvikud. Ma küsin, et kes seda kohvikut koristama hakkab? Nii, ei tea. Ma ütlen, aga võib-olla nad ise. Aga kus ruum on, kus nad siis need lapid, mopid panevad, pole. Ja kui seda juba ei ole, sealt hakkab juba oma teekond, et kus see laps siis pestakse, võib-olla ma ei tea. Kuskil pestaksegi käe vahel, siis ta on ju must, eks, ja nii edasi. Ja sealt tulevad need samad hügieeniprobleemid, et võib see sama kõhuviirus sealt minna liikvele. Siis ma natukene tahtsin panna, praegusel ajal on jäätmekäitlus, siuke hästi popp sõna ja hästi kuum sõna ja see on oluline jäätmeid nagu sorteerida ja siin on ka väga ägedad prügikastid olemas. Aga ma tahan ühe asja peale siin ainult mõtlema panna, et inimeste mõttelaad on hästi oluline. Siin see vasakpoolne prügikast, see on minu koduvallast prügikast, mis tekitas näiteks meie peres vähemalt hästi palju segadust. Et olmeprügi, seal on näete 3 sorti, nagu just nagu pead sorteerima, sa pead eraldi viima, kuskilt vallast tuli kiri, nüüd vaatad, et kõik läheb ühte prügikasti. Ja see tekitab väga lihtsalt inimestes tunde, no mida ma sorteerin, kui see kõik läheb kokku. Ja nüüd, kui siin kõrval on väga ilus lahendus, kus sa paned eraldi, aga kui inimesel on see mõttelaad, on ju, et tavaliselt see pannakse ju kokku. No siis ta ei pruugi neid eraldi panna, nii et ka see prügi asi peab olema mugav, ta peab olema arusaadav või näiteks, mis on pakend. See tundub nii lihtne olema, aga kuskil on ikkagi segane, et ta oleks nagu mugava koha peal läbi mõeldud ja siis ta saab töötada. Siis on üks siuke tüüpiline asi, nii nagu see Milanos ikka täiesti pompöösselt terve hoone niimoodi, et ei saa puhastada, aga teinekord on selliseid detaile, mis toovad nagu ikkagi väga suurt probleemi. Ja sellel hetkel, kui see detail on sinna pandud või otsus tehtud, pole keegi selle peale mõelnud. Siin on nüüd ühed sellised põrandalistud, mis on pandud, kui te, ma ei tea, kas siit pildi pealt näete, seal on siuke sentimeeter korda sentimeeter, siuke renn jääb. Valget värvi, tekstiilpõrand. Ja nad on mustad ju kogu aeg, sest tolm ju sinna tuleb. Ja ma proovisin ise, et kui kaua ja kuidas siis kõige kiiremini saab seda puhtaks, sest see hakkab nii silma. Ja püüdsin siis panna siia numbrid, et mis see tähendab, et ma sain aastas selline, kui tahaks, et on nii puhtad nagu see hoone on, see on 12 korrust, ühesõnaga hästi suur hoone, väga palju on neid seal, neid liiste. Et see on väga suur töö ja kui need liistud oleks nüüd teistsugused olnud, siis mina julgesin küll öelda, et odavam on vist uued liistud panna. Mis põhjusel nad niimoodi oli pandud, ma ei tea, järsku siin on kellelgi arhitektil idee, miks ta on nii pandud, aga nii ta oli. Siin on üks tüüpiline WC ja kui me peseme käsi, see on jälle hügieeni teema ju. Kätest muideks 80% käte puhtusest on suures osas käte kuivatamine. Ma ei tea, võib-olla Annesel tuleb meelde, me oleme kunagi, minul on küll meeles ringvaates su käsi seal pesnud ja mõõtnud ja vaadanud, et kui puhtaks või mustaks nad jäävad pärast pesemist. Aga see kuivatamine on hästi oluline osa. Ja siin, kui pesed käed ära, siis kätepaberit sa saad minna teisest seinast võtma. Mis see kaasa toob? Kõik on nagu must märg. Ja näete, seal on siis üks härrasmees terve konstantselt, see on tegelikult Malmos pildistatud Rootsis. Konstantselt terve päev, see oli ka messikeskus, üks vend pani masinaga. Ja ainult selle pärast, kus kohas see paber siis nagu on ju. Ja hügieenist väljanägemisest loomulikult asi kaugel. Siin on nüüd üks näide, kus näete ilusti kraanikausi kõrval seep. Aga siin on nüüd prügikast niimoodi võluvalt alla paigaldatud. Aga see tilgub põrandale, see seep. Ja nüüd, kui ta tilgub põrandale, siis nii kui põrandaga puhastan, nii kõik vahutab ja kõik on pahasti. Nii et milline dosaator, kuhu ta läheb ja ega ta nüüd enam ilus ka ei ole, kui see prügikast on all, ega see seep seal prügikastis ka vahva ei ole. Ja eks aja jooksul neid pilte on oma jagu kogunenud, aga siin veel nüüd selline, et võib-olla 3 näidet. Siin ma arvan, et selle puhul on tegemist ühe sellise... Ma ei usu, et arhitekt nii planeeris. Ma millegipärast arvan, et see on ehitusega nii kujunenud. Näete, siin on selline keertrepp
nagu või käsipuu on niisuguse, kuidas siis öelda, kaarjas. Ja seal on klaas. Siin alguses on umbes nii suur vahe. See vahe läheb nüüd ju sujuvalt seina sisse, nii et ta kaob täiesti ära. Ja sinna vahesse tekib ju tolm ja sa näed läbi selle klaasi seda tolmu ja ta läheb ikka kohutav välja. Ja mina ei osanud küll nõu anda, et mis sellega teha. Ja kuulge vähe sellest, see on mu kodune trepp siin. Ma peaks ju teadma, kuidas midagi koju tellida. Aga sellel hetkel, kui sai otsustada maja ehitamisel, kõik sai läbi, sisekujundaja oli olemas, arhitekt olemas. Mina mõtlesin peapaiste ja ometi see trepp sinna tekkis. Ja selle trepi ma olen täiesti ahastuses selle trepiga. Ta on 10 aastat seal olnud, 11 läheb. Ma ei ole leidnud peale parim viis, näete siia vahele tekib ju tolm, eks. Parim viis, millega ma peaaegu poolele maale ulatan, on pannilabidas, millele paned ümber kõige õhema lapi. Aga see jääb ka lühikeseks. Ma ei ole leidnud asja. Ja kui sa natuke märjaks teed, siis ta hakkab ju veel nagu sinna, kuidas siis öelda, triibud tekivad. Ja mis ma sellega tahan öelda, arhitektid, sisekujundajad, küsige tagasisidet. Ma olen üritanud anda tagasisidet need, kes mulle nõu andsid. Nemad ju projekteerivad ja panevad neid treppe ju veel ja veel ja veel. Aga ega sellest ei ole midagi välja tulnud. Kedagi ei ole huvitanud see tagasiside. Ehk et ainult niimoodi saame targemaks, kui me vaatame, kuidas see praktikas on olnud. Ja siin on natuke sarnane olukord, aga kraaniga. Seda kraani on võimatu puhastada sealt vasta seina. Seal on pragu olemas ja üldiselt mikroobidel on seal kohutavalt hea elada. Siin on nüüd üks seina selline ilus kujundus. Ja teatavasti sinna vahele kogule, seda on päris palju viimasel ajal. Et kui hakkad seda puhastama, siis ma püüdsin arvutada, mis see nagu tähendab. Ja nüüd, kui ta on tolmune, siis ega ta jälle ilus ei ole. Ehk et siis, kui neid hooneid ja projekteerida, kujundada, et mõelda läbi need koristusruumid, mõelda läbi, mis masinad, kuidas see olema hakkab. Ja tänapäeval on ikkagi väga palju digitaalsust. Et näiteks vajaduspõhine koristamine, kes on lennanud, võib-olla panete tähele, Tallinna lennujaamas on ka sellised boksid. Mis nad teevad? Nad loevad ära, kui palju käib inimesi vetsus ja siis nad põhimõtteliselt saadavad sõnumeid, kui kokkulepitud arv on täis, et nüüd peaks koristama. Ja siis on võimalik QR-koodiga tagasisidet anda, et kui esimene ära lagastas, et siis saata pilti ja anda tagasisidet, siis saab reageerida. Ja teinekord on see, et kuhu siuksed asjad pannakse või NFC tagidega ruumid, et ka see läbi mõelda, et nad on nagu ilusad või neil on nagu koht, kuhu panna. Sest see annab ikkagi hästi palju sellist. Ma olen ühes kohas teinud arvutuse, kus enne oli 24 korda koristus ja pärast sai 4-5 hakkama, kui ta vajaduspõhiseks teha. Et me teeme väga palju asjatut tööd. Ja mis on sagedased probleemid, millega mina kokku puudun, et loomulikult need koristusruumid, et kui sealt hakkab kõik pihta, sealt juba tulevad mustad asjad, see on väga suur probleem. Siis masinad, kas ei saa üldse liikuda, pole lifti, ei mahu läbi. Või robotid, mis järjest tulevad, kuhu nad pannakse, kuidas, et see on läbi mõtlemata. Igasuguste klaaspindade ja akende pesemine. Siin see Milano näide oli niisugune täiesti ekstravagantne, aga kui ikkagi aknaid lahti ei saa, kuidas ma nagu pesen, et siis need tõstukid ja asjad ja midagi sellist. Siis pinnakate ja ruumis toimuvile kokku, et üks väga ekstreemne näide, ma olen läinud linoleumi, ma mõtlen naturaalset, looduslikku linoleumi, marmoleumi, spaas, veekeskuses, märjas ruumis. Siin oli auk kohe sisse tulnud paari kuuga ja sinna oli porimatt peale pandud. Ja nüüd kui hügieenist räägime, siis asi on ikkagi väga kurb. Ja siis selliseid mingid asjad, mis on küll puhastatavad, nii nagu need liistud olid, eks, seina peal. Aga see on väga ajamahukas. Et siis tasub nagu vaadata ja mõelda, et kas see ajaline, kas see nii-öelda see ilus asi ja see, mis ma pean hiljem ta hoolduseks tegema, et kas nad on balanssis. Ja kui see on, ilusad asjad nõuavadki palju hoolt, aga hea, kui saaks otsuse teha sellel hetkel, kui see asi sinna tekib, et see toob kaasa sellised asjad. Nii et nii palju kui võimalik, mõelge läbi, sellepärast, et inimesed veedavad oma elust 90% siseruumides. Ja ühel või teisel viisil kõiki neid ruumi keegi koristab. Vahet ei ole, kodus ise siis või ma ei tea, keegi, aga igal pool keegi koristab. Ja millised need pinnad on, mis pinnakatted sinna lähevad, millised detailid, see mõjutab seda hästi-hästi palju. Ja see jälle, millised need ruumid on, see mõjutab meie tervist, nii füüsilist kui vaimset.
Ja kui keegi tahab nagu rohkem nendest teemadest teada, et on see käsiraamat siin täitsa kaasas mõned mul autos, et saab arve teele saata ja käsiraamatu jätta. Aga kui te tulete, kas ma ei tea, puhastuseksperdi või minu LinkedIni või puhastuseksperdi Facebookis on ikkagi, me püüame kajastada, et panna inimesi mõtlema, et koristamine oleks teadlik ja me tervised oleks korras. Nii et aitäh, aga ma olen valmis veel, siin olen umbes 1,5 tundi täna veel, et kui keegi tahab küsima tulla, siis palun väga.